ma lähen siit siis edasi sujuvalt oma jutuga. Vähem, kell ongi 11 minut, siis oligi aeg, et ma saaksin ka rääkida, mis ma lubasin rääkida. Et ma vaatasin küll, et kohati kippus kattuma meie teema Toomas emaga, et ka just nende pindamistehnoloogiate nagu valik ja kuidas neid siis lõpuks ikkagi miks 8.12 just ridakilluga pindamise peale. Ja tegelikult on küsimus seal, sest et minu meelest on see päris urgne ja poore katte esimese aasta jätkus on. Aga seda me kõik oleme tegelikult rääkinud juba eelmine aasta, mismoodi siis seda mõõta ja see on iseenesest juhendis ka väga hästi kirjas, et ja väga hea, et ka Toomas nii-öelda Maanteeameti poolt seda juhendit ka kiitis, sest et tõesti nagu on niisuguse hea, minu meelest ka väga hea tööriist nii tellija poolele kui teie omanikule on ju, kui ka siis nagu töövõtjale. Et selles mõttes hästi tänuväärne juhend. Ja minu teemaks oli küll algselt, et samamoodi, et tehnoloogia, nende valik, teostamine, best practice on, et ma tooksin mingid näiteid siia juurde, et mis me oleme teinud ja mis on ka kõrva taha nagu jäänud ja ma küsisin ka Toomase käest just, et mis on ka need halbu või negatiivne asi, mis on juhtunud ja millest me oleme õppinud, see on väga hea nagu jagadagi, et tänasel üritusel ka, et mis ma olen teinud ja mis on tekki läinud kokkuvõttes, et see väga hästi annab sükest haaret juurde. Ja vahepeal ma mul on siin tegelikult vist see, näed, see on täitsa olemas, räägingi tehnoloogiatest, pindamisjuhisest, liikluskorraldus pindamistöödel, räägin kiirpindamisest. See nimeteema on ka, et kuiv stabiliseerimine on ju ikka. Ma kuulsin, et kiire pindamine, algul ka tunni pindamine, kiire pindamine, siis oli same day sealing, et ingliskeelne variant oli välja. Et ma tegelikult selle kohta, kuna me tegime eelmine aasta, ma rääkisin sellest nagu teooriast peamiselt, ise kunagi kogenud ei olnud, siis 2015 aasta hooajal me suutsime ka teha ühe katsetöö Pärnu maakonnas, jälle Lääne-regioonis vaata. Et sellest saab rääkida vähekene, isegi päris katse teha siin koha peal ka nagu, et Rein on siin kõvasti nuputanud, kuidas tuua asju ilmekamalt esile ja natukene näidata. Ja väikse matemaatika siis ka sinna juurde, et mis see nagu siis nagu oma nagu tööga nagu tähendab üldsegi. Ja siis on kohvipaus ka vahepeal, nii et selle mõttega on vahepeal aega tõusta püsti korra välja minna, juttu veel rääkida, muljetada ja siis teise osana pärast seda kohvipausi on selline mõningad mõtted nagu, et mida ma tegelikult olen jupikaupa ka Maanteeametis ka rääkinud, on ju, et just nagu soovitusi või nagu nagu hea tahte avaldusena, et see ei ole selline nagu kriitika, aga et milliseid asju nagu võiks teha, et miks me ostame odavaimaid asju, et ja kas me tahame ka seda lõpuks teha või ei taha, et ma räägikski nagu pindamise hangetest ja lepingutest võib-olla, aga pindamisjuhend on siin on teemaks ja tegelikult 2015 aastal Rein tegi väga põhjaliku nagu ettekande selle kohta ja rääkis läbi kõik detailid nende tehnoloogiate iserasuste kohta ja kuidas nad toimivad, miks just niimoodi teha, kuidas isegi täitsa nii-öelda planeerida tehnoloogiat sellele teelõigule, mida ennem tuleb muuta, makrotekstuuri, liiklust, varjud, päike, kõik see tegelikult on teada, ma arvan, et ma ei hakka seda siin nagu detailselt üle rääkima, et minu meelest see töö on tehtud ja loomulikult see töö, see on, võite vaadata, pange kõik kirjeldasti, et youtube.com/tavalnosti, et siis saate kõiki asju sealt täpselt lugeda. Paava ka see aasta võtab meil üles selle pindamispäeva, et siis läheb edasi ka üles YouTube'i, et saate, kui midagi kirja ei jõudnud panna, näiteks seda veebilehekülge on ju, et siis saate selle ilusti endale võtta nii-öelda õppematerjaliks või mingi küsimusi on ka, et siis sellest järgi vaadata. Tegelikult ma parandaks vahelt, et pindamispäev on 2014.
Ja millega sa räägid eelmist aastat kogu aeg, mina olen Rein Freiberg ja ma hakkan väikseid praktilisi katseid siin natukene Mareki jutule toetuseks tegema, et kui meil pindamispäev on, siis ma arvan, et tuleb pindamist teha natukene, et ma ei tea, kui paljud siin saalis istujad on pindamist näpuga katsu saanud, siin saate ja saate näpuga mustaks teha, kui ei karda. Ja siin ees on meil ka, et sukest võtsime kaasa ka eelmise aasta pindamise on ju, et hästi säilinud vaata, liiklus pole kahju teinud, et kõik on toiminud, et eelmise aasta head näited. Jah, täiesti ilma liikluseta säilivad väga hästi. Kapis on ju. Kapis, jah. Jah, okei. Ja eelmisele sellele YouTube'ile tegelikult piisab, kui te kirjutate sinna asfaldiliit. Et Marek ajas muidugi asja keeruliseks, nagu teil ikka meeldib asja keerulisemaks ajada, kui nad tegelikult on. Et sealt saate tegelikult nende materjalidega tutvuda, mis meil siis eelmisel pindamise päeval täpselt samamoodi Paavo võttis nad üles ja on kõik see jutt seal olemas. Aga jupi kaupega mul mõte, et ma vähekene käin üle, et mingid nagu teemad, et lihtsalt, et jääks nagu silma, et kõrva taha peakolu sisse. Et kokku oli 11 tehnoloogiat, mis ütles Toomas ka, et tavaline ühekordne pindamine, näha ka, et alus on päris sile. See vahe ongi, et see aluspind on piisavalt hea, et sinna teha tõesti ühekordne pindamine peale, just see 8-11 kiluga näiteks. Aga just siin järgmise fraktsioon, mis juba ongi, et see ühekordne 2 fraktsiooniga on see, et kui sa jälgid teelõiku, siis ongi, et sul tegelikult rattad ja autorehvid siis lihvivad ära sul selle rattajälje, ehk siis kus jääb tunduvalt sihedam pind ja tegelikult see teetelg, mis on või teekattega serv, et see väga palju urbsem. Ja nüüd mõtlengi, et ole iramant ja siis pane nagu serva üks norm on ju, sama norm ka rattajälge. Paned mingi harju keskni, siis kokkuvõttes rattal läheb higistama, see tuleb lahti on ju, paned siia palju, läheb see higistama, see on okei. Et selle mõttega ideaalne variant, kus ongi, et sa saad tegelikult hoida kokku rahas, ehk sa ei pea nii palju panema emulsiooni teeserva peale, teetelje peale, rohkem ei pea kruntima alt on ju. Tegelikult ühe normiga saad panna põhimõtteliselt ja tegelikult tugevam kivi jääb see rattajälge ja kus sõitu või liiklus tegelikult ei ole ja palju penem fraktsioon. Et täiesti toimib, me oleme teinud seda minu meelest Pärnus, Pärnu maakonnas, Läänemaal. Ma ei tea, kas Viljanis äkki oli ka mingi aasta vist. Et tegelikult seda on tellitud küll juba, et aga mõtlengi, et jällegi, et tarkust ja julgust nagu, et lihtsalt proovid erinevaid variante seda teha, nagu töö teostajana ei ole ka mingi keeruline, et isegi ei kaotanud tootmise kiiruses minu arust eriti. Algus endal tundus, et me hakkame eraldi nüüd panema 2 kivi, aga kui sa selle nagu jooksma saad, siis iseenesest vahet ei olnud. Ma võin ka öelda praktikuna, et tegelikult sellist varianti, et sa paned nüüd ühe normi, et leida nüüd selline norm, mis sobib nii sinna, mis on 2 ratta vahel, teljel, kui ka sinna, mis on ratta jäljes näiteks. See oli võimalik. Ei ole võimalik. Kudro ühe käiguga. See ei ole võimalik, ma ei tea, võib-olla siin ka praktikuid teisigi, kes võib-olla on proovinud. See on 2 varianti, kas sul telg tuleb ära või ratta jälgi pigistama. Rohkem variante ei ole. Sest lihtsalt need normid meie, eriti kui sul on liiklus ikkagi 2000-2500 autot ja rohkem, siis mina ei ole igastahes, mina ei suuda sellist normi panna. Kunagi meil oli ka kudronaator, kus me tegelikult ju oli 2 rida, et siis me keerasime lisapihustid lahti teljele, 2 ratta vahele ja serva ja ratta jälge, siis sa said panna nii-öelda siis selle põhinormiga. Aga teistele tulid sulle sinna väiksemate pihustite lehvikud tulid lihtsalt juurde, teljele, 2 ratta vahele ja serva. Ja see töötas päris ilusti. Ja täna me niimoodi ei tee, on ju, et täna mis me teeme on see, et tegelikult me eelnevalt krundime telge. Et lihtsalt eelnevalt, kui on väga see kontrast on väga suur, on ju, kus on tõesti näha, et see telg on nii palju urbsem, kui see rattajälg on ja liiklust on ka palju, ehk siis kust on ka mööda sõita. Miks tuleb telg maha on see, et kas sa talvel sahkad on ju, või on sul palju mööda sõita, liiklust on palju on ju. Seal ongi ühe probleem ja siis ongi see, et sellistel teedel me põhimõtteliselt krundime siis mingi meetri laiuselt või nii laiuse urbne osa on seal emulsiooniga ette. 60 senti tavaliselt, telg on vähemalt 60 sentimeetrit ja siis paneme mingi koguse sinna peale, et selle koguse, mis nüüd seal teljel tegelikult jääb puudu, sest fraktsioon on sama, rattaile pindamist sinna ei ole paraku tellitud, siis tuleb selle fraktsiooniga hakkama saada ja nende võimalustega, mis meil hetkel on.
ja nüüd on see ühekordne kahe puistega 1,5 kordne. Et ega see on, põhimõtteliselt on samamoodi, et emulsioon pigi alla, kild peale, et erisust ei ole. Et lihtsalt, et miks ta toimib, mis ta töötab, on see, et on 1,5-kordne ja ta on nagu kiilumismeetod põhimõtteliselt. Ja ikkagi see esimene kivipuiste on nii palju hõredam, circa mingi 10-11 kilo on ju, ja sinna vahele sa kiilud tegelikult selle peenema fraktsiooni. Põhimõtteliselt ongi see kiilumise point, et ta on kapriissemad kohad kuskil tee peal ja tegelikult ka ühtepidi on see, et ta nii-öelda on ta natukene imiteerib seda ridakiluga pindamist. Et tegelikult ka, et ta tõstab emulsiooni vähegi ülespoole, ehk siis ta immutab seda niipidi nagu läbi. Ja ta niipidi annab selle nagu nihke kindlama pindamiskiisna peale, et mis siiamaani on minu arust nagu õigustan väga hästi, me oleme seda päris palju teinud ise just. Ja visuaalselt on ka ilusam, et siin on tegelikult täiesti näha, siin on mul 1,5-kordne, siin on 1-kordne, ühel on kaugid ja koorid vahel, aga teine on selles mõttes tihedam ja ta läheneb rohkem nii ridakilustikuga pindamisele, kui ka tegelikult ta läheneb ka lõpuks ikkagi asfaldile mingil määral. Sa täidad ära vahe, mida sa ühekordse juures tegelikult täidad. Aga ma vist peakski ühte pindamist hakkama tegema. Ära veel tee. Ei tee veel? Ära veel tee. Olgu. See teine nüüd alumine on siin, et ühekordne kahekordse puistega, see on põhimõtteliselt see, et jällegi üks kiht läheb emulsiooni, ratta jälge läheb sul jämedam killustik, ka hõredamalt sel juhul, siis läheb, kogu ulatuses läheb peale see nagu peene fraktsioon. Ehk siis toimub see, et põhimõtteliselt serva sa ei pea rohkem panema emulsiooniga, siin on liiklust vähem ja peenem tera. Teistpidi on see, et siis ratta jälge tekib see 1,5-kordne pindamine põhimõtteliselt, mis käitub väga hästi. Nüüd see on nüüd see tehnoloogia, mis tegelikult minu meelest on siuke, millest ma tahaks nagu rääkida. Et tegelikult, et me pindame täna Eesti Vabariigis ikkagi katteid, mis on alla, ma ei tea, ma arvan, see keskmine liiklussagedus on mingi 300 või. On väiksemaid, on suuremaid teid, aga tegelikult ka päris vähe. Ja tegelikult siukse liikluse puhul see liiklus ei kuluta sul kivi ära. Mitte kunagi. Ja kõik need katted tegelikult on meil suhteliselt urbsed või poorsed. See on näha ka, et nad tegelikult, see on küll nii-öelda siuke multika või kartuun, et illustatiivne. Aga põhimõtteliselt on see, et tegelikult katted jäävad urbsed ja tegelikult kui sa neid vanemaid teid ka pindad, et siis tegelikult on sinna väga palju vaja panna peale just emulsiooni, et saada see kivi sinna kinni. Ja minu meelest on väga, kui ma tuleb meelde üks Rootsi näide, siis tegelikult oli see, et nemad pindavad ka mingi aasta, või üks aasta on 8-11, tegelikult on alati on vaheaasta, mitte alati just, aga üldjuhul on vaheaasta 4-8. Just ongi selle pärast, et tegelikult selle urbse aluskatte peale sul on hea just pinnata peenema fraktsiooniga, mis jällegi kiilub ja sul see bituumen on seal olemas tegelikult. See bituumen, see vana bituumen olemas seal ja uue bituumeniga võimsust saad sa täita neid poore ja saad selle kinni selle 4-8 või peenema fraktsiooni põhimõtteliselt. Ja siis juba, kui hakkad nüüd jälle pindama mingis, ma ei tea, mis iganes 5, 6, 7, 10 aasta pärast on ju, et siis juba panna uuesti 8-11 on täiesti võimalik. Sest jällegi alus on siis juba siledam on ju ja tegelikult see 8-11 ongi juba mõistlik see kulumiskiht uuesti tuua sinna esile nagu. Ja minu meelest ka teistpidi on see argument, mis ma just Rootsis sain aru, et tegelikult neil ongi, et nad toodavad ju materjali valmis on ju. Ja kui see 8-11 fraktsioon on väga kitsas fraktsioon, hirmus, kallis toota, jääb hästi palju jääke üle, siis tegelikult ongi see jääk on seal 0,4 muidugi ka, 4,8 samamoodi. Ja tegelikult on niimoodi, saad ära kasutada laiemat spektrit killustikust on ju. Ja et ongi üks aasta läheb sul 8-11, siis järgmitel aasta jooksul läheb 4,8 hoopiski. Et minu meelest nad vaatad seda pilti nagu laiemalt, et sul ongi see, et mitte ainult, et kitsalt, et ma tahan pindamist, 8-11 fraktsiooni on ju, eluaeg on olnud, nii toimib on ju,
just ka see, et okei, meil on karjäärid on ju noh, ja küll täna me ei pea muretsema, et see Rootsi karjäär, mis jumal sellega, või Soome karjäär, et müügu maha oma kivi, kus tahab, aga tegelikult, kui sihukest nagu jätkusuutlikkust nagu võtta nagu arvesse, siis tegelikult laiemat spektrit kasutama hakata on igal juhul nagu mõistlikum. Ja teine asi veel, mis me ise oleme kogenud, oli samamoodi, et kui sa vaata hoolega nüüd, siis pilti sellest on päris hea, et Rein on osavasti seda siin joonistanud, et tegelikult kui aluskatte on väga urbne, sinna peale teha nii-öelda 4-8-ga spindamine, siis tegelikult paistab alt nukid välja. Ehk siis tera kiilub sinna vahele ilusti, aga nukid jäävad välja paistma. Ja nüüd, kui sul all on, ütleme, et on siuke paekilluga pindamine või kruusaga pindamine ja teed peale musta graniidiga, siis päris mõnus kirjulook jääb siis, ja üks aasta oli päris suur nagu, oli nagu lahkheli, et mis toimub nagu, et esimene aasta oli kõik ilus on, kui tegite ära pindamise pärast talve on nagu kirju ja kivi on kõik lahti tulnud ja nii edasi. Ja tegelikult kui pilti vaata, siis kokkuvõttes ongi see, et sul lihtsalt kohati, sul teki probleeme, et ega see kivinukk siin pole probleem, kui siia emulsiooni või siia kivi ei saa. Mis see kivi teeb? Kivi tegelikult sul on kulumiskiht, ehk siis aitab kulumisele kaasa, haartegur ja kaitseb sideainet. Tema roll tegelikult on ka kaitsta sideainet ja selle mõttega, kui sul siin on ilusti kõik praod ja uurded on ju bituumenid täis põhimõtteliselt, kaitse olemas ja kivi nuki peale tegelikult meil ei ole vaja mitte midagi panna, sealt sul pragu ei teki põhimõtteliselt ka. Jah, et suht tüüpiline minu meelest kate, kus me täna pindame tegelikult oma teid, nii et selle mõttega rohkem soovitan julgust teha peenema fraktsiooniga, et kindlasti tal kulumis nagu võime on väiksem, et on nagu peenem kivi on ju, aga nii väikest teede peal kivi ei kulu ära, et see on ebareaalne. See on pigem üleliigne kivi lendab ära lihtsalt. Esimene aasta, kui sa teed selle valmis, siis jäävad ka nende nuki peale need kivid ilusti sinna kinni. Aga siis tuleb talv, naelkummid, nad naksivad selle peenema kivi täpselt nende nukkide pealt tegelikult ära. Aga sinna alla jääb ju suurem kivi alles, sest sa paned ju peenema sinna vahele. Et selles mõttes see suur kivi töötab igal juhul väga ilusti selles pindamiskattes edasi. Ja tema eesmärk kaitsta bituumenit, mis on tema all ja omakorda tema ümber, see on täiesti täidetud. Et selles mõttes seda ei tasu nagu karta, kui ta läheb natukene täpiliseks. Fiiberpindamiseni järgmisena nagu kirjas siin, et selle puhul tegelikult kehtivad kõik tehnoloogiad. Selle puhul sa saad panna nii peenemat fraktsiooni, kui see point on see, et see klaaskiu armeerimiskiht jääb siia sideaine sisse, nagu Mistra White põhimõtteliselt. Ja mul on lõpuks väga hea meel ka, et tegelikult siis Saaremaal me eelmine aastaga tegime üks esimese piloodi nagu, et just nende kergkatete ehitamise puhul ka, et kuidas ta toimib ja väga hea, küll on alles väga värske kogemus, aga et sükeste võrguliste ja praguliste katte puhul nagu kindlasti on selle kohta on tehtud ka nüüd üks põhjalik uuring Prantsusmaal, et mis näitab selle nagu tehnoloogia nagu eeliseid on ju tavapindamise puhul. Ja väga palju ka tegelikult kasutavad Prantsusmaal just 2 asfaldikihi vahel, et tegelikult nagu lisaarmeering süük, et mis siis võtab vastu neid nihkevingeid paremini. Ja sandwich pindamine, põhimõtteliselt on see, et kui on sul ikkagi pehme katte, eelpuistena tuleb alla siis 8-11 killustik näiteks, see emulsioon peale ja siis peenem tera vahele. Et selles mõttes pehmed katted, higistavad katted näiteks, mis on leevendama läinud, bituumine rikkad, midagi veel. Suke tüüpis olukord, et mis võib teha. Tavaline 2-korne pindamine, ma ei hakka siin pikemalt peatumagi. Et siin ka vaata, et on nagu hästi näha, et tegelikult see alumise killu nukk tule välja, et jällegi, et tähele panna, et teeks sama värvi. Et ei oleks mingit pärast nagu probleemi, et ei näe hea välja.
eelpuistega 2-kordne pindamine ja 2-kordne ümberpööratud pindamine. See nüüd iseenesest on nüüd see, mis ma rääkisin küll mitme aasta jooksul, on ju, aga põhimõtteliselt on ka see teema, et seda võib teha ka 1 aasta jooksul põhimõtteliselt ära, et tagada see kindel kulu, mis kiht sinna peale, mis on vajalik võib-olla või rohkem emulsiooni panna näiteks, on ju, et noh, see sõltub täiesti kattest, mis seal nagu olla võib. Aga ma arvan, et võib-olla tegelikult ikkagi teeks see katse, mis sa tahtsid teha, et kõigepealt paneme need emulsioonid lagunema, et räägi lähemalt sellest. Emulsiooni lagunemine võtab aega, nagu me teame, siis me tahaks seda võrrelda nüüd selle kiirpindamise, me teeme 3 pindamist siin. 2 emulsiooni pindamist, 1 paneme päikse kätte, sinna päike imiteeritud, ja teise paneme piludasse. Ja nüüd me võrdleme, kuidas nende lagunemine siis tegelikult toimub, me saame neid kive sikutada, saate ise neid lõunavaheajal käia sikutada ja pärast ma võtan selle jutu siis kokku enda esitluses peale lõunat. Aga praegu ma katsun siis 2 emulsiooni siin lagunema panna, et meil oleks siis mida sikutada ja mida nii-öelda vaadata. Mul on selleks kaalu vaja. Loomulikult on pigipada emulsioon. Üks tavaline pindamise emulsioon mul kaasas. Ja ma võtan siin 2 taldrikut. See on eelmise aasta oma või? Ma ei tea, see on isegi vanem, ma arvan. Lagunema. Aga seda ma kohe kontrollime, sellega seda teeme. Et näha, kas ikka emulsioon laguneb. Panen siia mingisuguse ilusa normi 2.0 näiteks peale ja vaatame siis mõlemal täpselt ühesuguse normi. Ja mul on siin ka täitsa selline tavaline 8-12 kivi, nii nagu ta seal hunnikust meil tuleb tolmu ja kõigega koos, ei ole pestud, ei ole harjatud, ei ole temaga midagi erilist tehtud. Laguneb kõvasti kinni. See, mis on, pead teetsid, et nii-öelda ühekordse pindamise? Ma teen tavalise ühekordse pindamise, jah, ma hakkasin väga selliseid keerulisi asju aretama. Aga põhiline on just näidata, kuidas ta iseenesest toimib erinevates olukordades. Et praegu meil siin on mul kõrvale pandud ka termomeetri õhuniiskus, tegelikult on pindamiseks ideaalsed tingimused, siin on 21,8 kraadi ja 35%. Peaks täitsa pinnata vilm olema, ma arvan. Et kuidas seda luua siis väljas kunstlikku keskkonda? Jagame selle ilusti ühtlaselt ära siia. Tahad sa killustikku puistet teha, sa siin räägid siin hoolega tehnoloogiast. Mul oli pildi peale. See oli pildi peale, jah. Tahad äkki rullida? Ma annan sul rullimisega. Sa oled isegi rullijuht olnud, nagu ma tean. No näeb pindamise moodi välja. Et siis selle pindamise nii-öelda me paneme pärast siis hanguma, jah? Selle paneme, jätame siia samadesse tingimustesse. Siit puudub liiklus, puudub tegelikult kattesse mingisugune imbumine. Päikest ei ole, ju? Päikest me sellele ei anna. Rullame siin. Rulliks kasutame, surume lihtsalt kivid ilusti paika. See rullimise mõte on ka see, mitte nagu tihendada suuda kivi aluspinda, vaid pigem, et need nagu see nii-öelda, kus ta on eesti keeles hea sõna, et sängituma, jah. Et kivid sängituks siis õiget pidi sinna katte peale. Võimalikult lapiti jääks ja et oleks võimalikult suur pind, kokkupuutu pind siis sidainega. Noh, sul on endal pilt seal ka ilusti väljas, nii et kuidas ta peaks nagu välja nägema. Pärast ma võin maitsta kanda, jah, aga ei ole hullu. Igaüks võib näppu sisse panna ja et natukene reaalsust ka, muidu räägime siin ilusat juttu, näitame ilusat pilte. Et minule endal on alati meeldinud, kui natuke on ka näha, mis me siis teeme. Vaesekast shakerit ka vaatad, kui tahtsate olema emulsioonist, pead veel shakeima ka. Ma loksatasin enne. Jamie Oliver. Jah, pean võtma jah, see lahtise shakeri kohe. Aga see läheb sul nüüd päikse alla või? Selle paneme päikse alla. Seal on termomeeter olemas, mis peaks enam-vähem sellist
40-45 kraadi, nii nagu meil kattel päikse käest enamasti tekib. Ja selle katse mõttes on see, et näidata, mis toimub selle kiviga siis teed pärast pindamist. Ja kuidas see kivi siis tegelikult seal nakkub, sängitub sellesse emulsiooni, kas ta on seal kinni või ei ole. Täna me paneme üles piiranguid ka, et mis millal võib tõsta üles juba kiirus, millal mitte, kas saab tõsta, sest iga auto puhul sul on see rehvilöök, mis seda kivi nagu nii-öelda ikkagi sul lööb seal. Mis sul on seal? Temperatuur on ikkagi. Temperatuur. Kohe näeme, kohe hakkab kasvama. Aga ma arvan, mingi aja pärast me näeme, et siia tekib täpselt ilusti 35-36 kraadi. Jah, ja siia ei päät õhk on meil 21 kraadi ja 35% on niiskust. Et tegelikult küll teil näha pole, aga siin võin öelda kohe, et näha, kus see kivi on muutunud märjaks täiesti, on näha, et see emulsioonist minev vesi on juba imbunud kivisse. Jah, ta läheb kivisse ja ta läheb aluskattesse, kuna meil aluskatte on plastist, sinna ei lähe hetkel siis midagi, et selles mõttes tee peal see asi toimib natukene paremini. Et kõik see vesi läheb läbi kivi, et ja muidu läheb ka muidugi. Et selleks me need teeme ka siin valmis, et kuna pärast me räägime natukene emulsioonidest, puudutan naket, et siis on hea nende samade näidete peal näidata tegelikult, kuidas see emulsioon käitub, mismoodi temast bituumen saab ja kuidas tema nüüd naket siis tekitab, et mina olen nagu päris pikalt pinnanud emulsioonidega, ma arvan, aastast 95 ja ütleme niimoodi, et ma olen sellest hingeelust natukene hakanud aru saama ja nüüd Pigipadas tootes ise emulsioone, siis mul on veel rohkem võimalik lähemalt tuttavaks saada kõige sellega, kuidas see emulsioon tegelikult nagu käitub. Ja nüüd sa teed panin kattekubaks selle aluse? Jah, ma püüan imiteerida seda sama kiirpindamist, kuhu Marek nüüd hakkab kohe varsti jõudma. Et nagu ma seal ka temperatuure mõõtsin, siis kuigi meil sideaine oli 160 kraadi, või 170 kraadi isegi, mille me tee peale puistasime. Aga nagu mõõtmised näitasid, siis tegelikult 3-4-5 sekundi pärast see temperatuur kukub järsult kuskil 90 kraadi peale. Ja kivi kukubki sisse kuskil 90 kraadi juures ja selle plaadi ma siin samamoodi nüüd soendangi 90 kraadini, imiteerin täpselt seda olukorda, mis tegelikult tee peal oli. Kaua läheb aega? Sa võid edasi rääkida, et eks ma siis jätkan siit kõrvalt. Nüüd on katset pandud toimima, et siin jupikaupa saab nii kohvipausi ajal kui lõunasöögi ajal või hiljem pärast neid siis tulla vaatama, uudistama, et mis toimub. Mul tegelikult on veel rääkimata üks tehnoloogia, mis oli see, või tegelikult see on juba räägitud, sellest pikalt juba Toomas rääkida. Aga üks asi veel, mis tegelikult ei ole juhisest sees, on see Foxi. Ja mina selle eesti keest nime Udu pindamine, Udu pasumine. Foxil on kõik teavad, mis on Foxil. No vähemalt sa seletad selle lahti nüüd. Selles mõttes on see, ja selle kohta tuleb pärast väga hea katse, mis Reine näitab teile. Aga kus see on saanud nagu meie jaoks algus on see, et tegelikult meil oli probleem sügiseti just hiliste töödega, kus on näha, et tegelikult sul kas on siis emulsioon ei ole veel formeerunud õieti, tuleb juba külm peale, ta ei formeerunud, vesi jääb sisse. Et ühesõnaga see kivi pindamise katte peal ei ole kõvasti kinni ja näha, et ikkagi rehvi löögist tingituna hakkab nagu irduma või tuleb ära ühesõnaga. Ja siis tegelikult, mis me tegime kokkuvõttes? Et tegime selleks lahja emulsiooni. See Foxile emulsioon on selline 30% emulsioon, kus on sees 30% bituumenit. Ja ta on kiire või aeglane, ta on aeglane. Pigem ta on ikkagi aeglane, et eks ma sellest räägin seal nakke selle juures ka natukene rohkem, aga pigem ta peaks ikka, sest kui ta on liiga kiire, siis juhtub see, et seesama emulsioon ei jõua imbuda sinna, kuhu ta peaks imbuma. Kivi alla ja täitma ära kõik need poorid ja augud, mis seal tegelikult nagu seda sama täitmist vajavad. Ja mis see Foxil nagu teeb, on see, et ta imbub, ta viib selle bituumeni koos selle nagu veega sinna kivile hästi lähedale ja tekitab sinna ümber selle kraedale ilusti ja saaks nagu maksimaalselt selle kivi kontaktpinna just bituumeniga, ta oleks koos ilusti, ühtne homogeene struktuur.
ja üldjuhul me oleme sinna peale puistanud ka liiva, mis uuretesse muidugi just sisse jääb. Aga selle foogsiili emulsiooni mõte pole see, et lihtsalt tõmbata nagu üle mingi vee ja bituumeni nagu nii seguga, vaid just ka see, et tõesti see vesi on tegelikult see, mis viib selle bituumeni sinna kivisse ja tekitab see nakke. Jah, ta teeb selle lihtsamaks. No, ta on vedel, ta on hästi vedel, sest ta tegelikult sisuliselt, kes nagu foogsiili on vähegi näinud, see on mitte nii nagu tavaline pindamise emulsioon, ta on ikkagi paks, viskoosne, ta ei voola, foogsiil voolab väga hästi. Sisuliselt sa kallad nagu vett tee peale. Ja meie puhul, ma ei tea, mis aasta ma tegin, see oli 2000, ma ei tea. 2 äkki. 2. Esimesed katsetööd. Ja töötas. Ja põhimõtteliselt on see, et ega pindamise puhul on see, et kus midagi juhtub, see esimene talv, esimene kevad, kus midagi juhtub sul. Ja selle foogsiiliga üle kattasid asju, siis tegelikult oli probleem, et kordades vähem. Ja siis too nagu see võrdlus, et kas ma panen sügisel, teen selle katte üle nagu foogsiili emulsiooniga või järgmine aasta olen talv otsa saanud nagu pistuleid on ju, et kivi on lahti, igased püstolreportid on kõrvalt, davai, miks niimoodi on ju, tehti just uus pindamine. Ja teen pluss veel, siis on kevadel, ma teen üle selle, pean tegema uue pindamiskivi jälle. Et see raha vahe on nagu nii suur juba ka ja pluss veel see, et sul on see risk ja kvaliteet ja kõik on nagu alla võetud. Ja mis me tegelikult tahtsime veel selle foogsiili kohta öelda, et küll Eestimaal me oleme teinud ühe katse nagu asfaldi peale, pindamata asfalt. Sest tegelikult nagu Soomes me oleme nüüd 2 aastat või 3 aastat järjest teinud foogsiili just nagu ka asfaltkatte peale. Ja see on toimunud väga hästi, sest et tegelikult on ka nende on kindlasti mingi teistused nagu neil need asfaltsegud võib olla ka ja. Aga just on ka, et on näha, et on nagu poorne katte, poorne asfalt ja tegelikult on näha, et ja suht tüüpiline pilt minu Soomes ka on see, kus sa näed, et hakkavad need tekkima need kivi uurded, kivi irdub sealt pealt, asfaltkattest kivi irdub on ju. See on see, et ega sul on seal kontakt ja kivide omavahel on ikka väga nagu naeruväärne või pole mitte midagi. Aga põhimõtteliselt paned selle foogsiili kihi sinna peale, siis tegelikult on kinni. Ja praegu 3 aastat hiljem on ikka veel tühti kaukuba tee peal sees on ja põhimõtteliselt tegime sinna see, et me puhasime katte alt ära ilusti, foogsiili emulsioon peale ja kuiv liiv läks ka peale sellest. Et selles mõttes see tehnoloogia nii-öelda on need õigustanud nii pindamiste puhul, ehk siis oma selliseid riske alla võtta, kui ka asfaldi puhul, et anda tõesti asfaldile juurde seda eluviga veel, et ei peaks hakkama et ei peaks veel panema sisse freesi võib-olla ja hakkama seal siis tegema ülekatet juba, et igal juhul ma julgustan ka Maanteeametit näiteks, et ka tellima eraldi ongi foogsiili pindamist põhimõtteliselt. Sest ega mõtlengi, et ka sul ei ole vaja, mis ma näitasin ka, et sul ei ole vaja tegelikult kohati panna juurde kulumiskihti, haartegurit. Piisab, kui tegelikult seda pindamist või katet värskendada sideainega liivi peale. Et siuke tehnoloogia veel, mis ei ole täna küll juhises kirjas, aga nii-öelda on seal küll kirjas, aga mitte nagu eraldi tehnoloogiana. Ja see juhis jah, et see on siuke hea tööriist, mis ma võin siin ka välja, et minu meelest ta toimib väga soovitan soojalt. Ja siis nüüd jupi kaupa me jõuan selle kiirpindamise juurde, mis katsetöid me tegime siis seal eelmine aasta. Ja ma räägin nagu väheke tausta ka, et kust tuli see ikkagi nii-öelda see nagu surve või vajadus enne, et ikkagi mingi 2-3 aastat nagu mina olen kuulnud vähemalt Maanteeameti käest ka sõnumit, et tee kasutajate rahu. Märke on hästi palju ja hästi palju märke on pidevalt üleval, lahtine killustik on tee peal. Miks see kivi lendab, seal lõhub mul akraklaas on ja neid on nii palju igal pool ka, mõtlen Eesti Vabariigis me pindame hästi palju juba aastad, et selle mõttega nagu oli päris palju probleeme. Ja see asi, mis see kogemus tegelikult või see info jõudis minuni ja kui ma olin näinud koos, olin USA-s, Californias, et siis tegelikult
küsitud, mis asja, miks see nagu nii mitu päeva, kokkuvõttes on meil see ajavahemik või see aken, et meil üldjuhul on lubatud ka ja enam-vähem on nagu reaalne ka see, et sul on 2-3 päeva üleval 30 piirang. Siis püüd ära esimest korda, siis on nagu see 2-3 päeva on sul üleval kas 70 või 50, sõltub, et kuidas see ilmastik on ja nii edasi ka. Kokkuvõttes 6 päeva peaaegu on sul kate nii-öelda liikluspiirangu all. Ja seal räägiti, et mis asja, et sama päeval kõik. Nii kui pindame, nii võtame maha kohe ka, et teemalt, et see täiesti ebareaalne, mis te räägite siin, aga siis koha peal veendusime ja vaatasime otsa ja mõtlesin, et vau, et nii ongi. Paned kivi tee peale maha ja jääb kinni. Ja võid ka ära lühkida. Seal olid imurid selle mõttega, mis seda üles korjasid. Aga ütlengi, et see tegelikult on nagu kitsas koht meie jaoks. Ka Maanteeameti jaoks nagu probleem, et tegelikult teeme ja pole ju on nagu muud lahendust, et aga paneme rohkem märke, ja lõpuks on see infot nii palju seal ja küll, et see liikleja on hästi informeeritud, ongi, et varsti tuleb sul pindamine kestab see kuupäev kuni see kuupäev, see info on kõik olemas seal põhimõtteliselt liikleja jaoks ka. Aga, või siis okei, et teeme trahvid, teeme trahvi, et kui sa ikkagi ei jää oma ajavahemikku sisse, et siis ja läheb üle, et siis on see tööriist, et see on trahvida. Loomulikult on ka töövõtjal see initsiatiiv, et ikkagi võimalikult kiiresti objekt valmis teha ja sinna mitte jätta neid märke vedelema, et see ei ole kindlasti meie huvi. Aga ma saan aru, et see oligi nagu ülemineku etapp, et mida siis teha teistmoodi, et kuidas siis ka seda liiklejale seda nagu tagada see tema nii-öelda soov või vajadus on. Ja mõtle ka, et kui sa oledki need märgid. Ja siis on siuke asi, et kui sa oledki seal tee peal nagu liiklejana, sul on üleval seal see kiiruspiirang, lahtine killustik, tee tööd on ju, info ka veel, et me teeme töid sellest kuupäevast selle kuupäevani, see kilomeeter, siis tegelikult sa kokkuvõttes ei tee mitte midagi selle liikleja jaoks. Ikka see liikleja läheb sinna, tal on see rull seal ees, läheb rullist mööda, on see killustikulaautor seal. Kas auto ees või rulli pole näha, et rong iseenesest, mis tee peal liigub, vaata, et kokkuvõttes on mingi kuni pool kehti pikk. Ja sa pead alati minema vastu vööndisse, vaatama, kas tuleb vastu või tule. Killustikulaautorist minema mööda. Siis on sul lõpuks on sul see, et sul on ees kudranaator, see veel pigi, mis haurab sul seal, või see emotsioon, mis haurab veel ühtemoodi ka, et nii igavesti õudne minu meelest, ja see tavaliikleja tegelikult selle liiklusmärgiga talle see ohutus ei ole tagatud. Ja ongi see, et on seal tee peal, kus minna, mis teha, et suht segane. Ja ühe asjana, mis me oleme siin ka ise proovinud juba, Rootsimaal, see on nagu nõue seal Rootsis muidugi sees, on see, et sul on see saateauto, mis juhib selle liiklusvooluste mööda. Ja kokkuvõttes on see tellijale ja liiklejale ja töövõtjale ka tunduvalt selgem, et millal sul mingi liiklused mööda liigub ja kus poole ja mismoodi. Et ma tõin siia kirja, ma panin mõne info, mis tegelikult on läbi käinud ka juba eelmine aasta, aga ma kordan seda veel, sest et kordamine tarkuse ema on. Et tegelikult sa saad liikuda remondi või pindamislõigu peal kokkuvõttes kiiremini. Kui sul tegelikult on lõik pindamata, siis sa põhimõtteliselt võid sõita hoopis 70. Kui sa follow me sul seda tempot hoiab. Et sul see ei tähenda, et sul läheb nagu rohkem aega selle lõigu peal, kui sa pead foori järgi ootama ja iganes. See on see, et puuduvad need ohtlikud manöövrid, ehk siis mööda sõit. Et just see, mis ma rääksin, et rulli tagant pead piiluma, kas tuleb keegi vastu või ei tule. Lahtise killustiku peal teed sul oma neid kaapekaid ja asju, et see kõik on tegelikult ju kvaliteet, mis kannatab. Pärast neid asju, neid jälgi lappida uuesti ja hoopiski mingi muu teema, hoopiski mingi muu tulemus, mis ei ole see, mis me tahame teha. Selgus, kuhu sõita, kuhu mitte, on ju. Ohutustöö tegijale just, et sul on see liiklusvoog juhitud ilusti, ei ole neid siiberdajad selle vahel ja parem kvaliteet töödele.
ja üks puudus, mis on see muidugi, on see, et mis meie inimesed täna pole harjunud, istume selle foori tagant, foor ja kurat, sinna kuna tuli. Kuskil, ma ei tea, vända taga kuskil mingi väikse tee peal ja siis on punane foor, ebareaalne. See on sama nagu käisin kuskil Vormsis oli raudtee, Vormsis. Ja punane tuli ka veel, valgusfoor. Et see on see, mis vajab väheke harjumist võib-olla, aga võib-olla see nagu mingi, ma ei teagi, sinna mingi kiri alla panna, et oota veel 5 minti ja siis ma tulen kohe sind päästma, et see juba äkki aitab. Kuidas sul on seal plaadiga? Valmis. Valmis või? Täitsa pindamiseks valmis. 90 kraadi ja ma arvan, et ma võingi hakata vaikselt see peale laduma need kivikes, see võtab mul aega, nii et sina võid rääkida samal ajal. Ma panen seal video. Ma panen video. Jah, sa pead video ja siis ma hakkan kive laduma. Et siis pindame samal hetkel ära, kui tema näitab videot. See on nüüd selle Tiitel 5 pindamise video. Vaadake rahulikult. Kõik on seda kindlasti, või mitte kõik, aga osad on näinud juba ka. Et Heidi käski. Natuke Heidi ka. Et siuke asi meil on tehtud ja mis ütles mulle Toomas ka, kui ütles, et katse kaata. Ja et katse ongi see vaata, kui tule teeb, on ka väga hea. Et selles mõttes, et katse peab tegelikult, kui tuleb välja, see on nii safe kõu, et pigem just kauguvad äärmusi vaata. Nüüd see tuli küll välja, aga seal on ka erinevaid asju, mis me tegime. Ma ütlesin sul, katte, nagu ma aru saan, sul praegult on 90 või? Täpselt nii, nagu bituumen oleks. Ja peal läheb must killustik on ju? Täpselt see sama sideaine on ja täpselt see sama killustik on, mida me sellel samal katsetööl kasutasime. Okay. See on polümeerne bituumen. Et me isegi siin on see teema, et katte langes 110 kraadini piustamise hetkel ja siis järgmise sekundi jooksul juba kuni 50. Et ega langeb väga kiiresti temperatuur tee peal. See teemass on nii suur, et vahet pole, kas sul on see süda suvi ja päike on seniidis, aga et ta ikkagi langeb väga kiiresti, see võtab selle enam-vähem sarnase temperatuuri, mis on katsetemperatuur. Selle katsetöö ajal, ma arvan, meil oli vist teekatse temperatuur kui palju? Andres, sina tegid, palju oli katsetemperatuur? No päike paistis ja tegelikult oli 40 ikka vist oli võib-olla ära, 8-40. Et 35 on ju ja ikkagi mingi 15 sekundit hiljem oli ta 50 juba bituumen. Enne oli rohkem kõrge. Siis ta jääb, väike vahe sinna jääb muidugi. 10-20 kraadi jääb, mida ma ise olen mõõtnud, et on see emulsiooniga või on see bituumeniga, tegelikult suurt vahet ei ole. Et kuna kate on ikkagi paks ja massiivne, tema temperatuur on üles köetud, siis see sama õhukene sideaine kiht võtab üsna kiiresti selle sama temperatuuri. Siin oli siis mitu rolli ka veel ja rollil on ka, et mitte see, et rahulikult sõita ja pressida midagi, vaid et pigem on küsimus tempo hoida, et just need kivid sängitus kohe, sest see protsess on väga kiire, kui see reimad teed ka, sa pead selle kivi saada sinna võimalikult tugev, suure pinna kontaktiks ikkagi bituumeniga, kivi ja sideaine kontakt. Nii et oleks võimalikult ligilähedane sellele, mis me tegime, siis ma võtan ta siit ära ka. Et nüüd on kivi sisse puistatud ja nüüd temperatuur peab alla kukkuma. See on näha ka, mis juhtub, kui bituumeniga ennem oli sul emulsioon sellisest pärast, et bituumen siis me saime korduva õppetunni, jah. Mida me ikka veel endiselt õppima, loodan, et rohkem ei pea õppima. Sai uue katseliigi peale. Aga nüüd on jälle puhas, nii et igasugused keemiad teevad imet. Palju keemiad. Aga jällegi vaat õppetunni ja rääkides. Mis see kiirus? Ma ei tea, või maksab jänes või?
või kilp kanda. ma olen ikka panenud ka suhtu küsimust, jah? mingi 15 või? No ta on kiirpindamine, kõik peab liikuma kiiresti, noh, vot see on see asi. See on see teema, et mis ma katsusin tõesti, teadsin, ma olin siin tee peal, vaatasin kella, eraldi tundi, katsusin neid kive, mõtlesin mingi rökk ja ei ole võimalik. Aga peaks minema peale. Ja tahtsin vaadata peale peaks. Ja oligi veeranud hiljem ja Harri võttis katte üle välja. Ja liigne kivi, mis oli pandud, see hetkel üksin küll ta nii-öelda peenesse, aga isest reaalselt ja hoormaa võtta on seda kindlasti nagu mõistlikum kogu ääre kokkuhuda ja uuesti panna teema maha. Kuna temal ei ole tolmu sees, see on see, et tegelikult tema tolm on kõik asfalditehases ära seotud sellel tootmisel ja temal ei ole tolmu, nii et me võime ta uuesti tegelikult maha panna. Ja siit käsi jääb puhtaks. See on vooksiili peale tõmmata. Kärsita. Kõik tuleb. Tegime niimoodi pool poolti, et ühe poole panin ja mõtlesin seda ka, et kuidas panna, mismoodi panna, et kas täisalist panna või ainult sõidu jälgi, et me küll nüüd sai lõpuks päris telje pealt kuni peaaegu servani. Aga sest tal on küsimus see vaata, kui sa paned seda fooksili just telje peale, hakkad markeerima. Tema plastik ka, et pärast oli siin videos pole näha, aga tegelikult ikkagi sellest plastikust tuleb see vesi emulsioonina, tuleb see mulg ülesse. Mis siis on seda tegelikult tegelikult peaks telje välja jätma, et kui me USA-s ka nägime, siis nad tegid puhtalt telje jätsid välja ja tee ääre jätsid välja, et tegelikult ainult sõiduosa tegidki, et saaks sinna kohe liikluse peale lasta. Põhimõtteliselt ikka siin ikkagi jätsime ühe poole ilma fooksiilita. Et põhimõtteliselt see suund, mis on nüüd Pärnu Rakvere, on fooksiiliga, mis on siis Rakverest Pärnu poole ilma. Kuigi samas on minu mõelest seal ei ole efekt, et see tellik, mis maha märgita, kus tegelikult see fookus on vähem läbi indust, need mullid. Ja seda täna vähe pole ja ma ei tea, kui seda valgust tegelusse. Ei jah, see oli see hetke olukord, kus see plastik nagu ta oli värske, siis oli näha meil need markeerijad näitasid, et võib olla probleeme. Ja siin näide, et me tegelikult panime siia ka liiva peale, liina laialt natukene, kus tegelikult kattis ka selle telje peale liiva, et markeeringu alla seda teha, et iseenesest nagu ma esimese hetkega nagu ei soovitaks, aga tegelikult täna efekti minust pole, et nii hull see ei ole. Ja võib-olla see puistuga oli nagu parem lahendus, et kogu, mis see puistuga annab sul välja ikkagi võiks olla nagu suurem vähekene, et saab ühe-kaks käiku ja pead tegid ikka mitu käiku seda, et saab fooksiili nii-öelda ikkagi kindlata. Eks ta oli katsetöö ka, uus asi ja eks me proovisime ja mõtlesime, kuidas see õigem ja parem on. No siin me plastikut vaatamegi koos. Mis sul see teeb? See on 50 kraadini nagu tee peal, me oleme täpselt samas kohas nagu sealgi. Võib pühkida. Võiks pühkida, ma arvan. Mis ta nüüd saab? Mis ta ka saab, va? Nüüd ta... Mis ta kõike saab? Nüüd ta on nende emulsioonidega siin võrdsel tasemel. Et tegelikult kivi on kõik tuumaniga koos ja kui ta nüüd maha jahtub, siis me saame võrrelda nii-öelda emulsioonidega, mida me tegelikult tegime sisuliselt pool tundi varem. Mingi 11-15 äkki tegime need emulsioonid. Ühesõnaga päästa rohkem ei last olla, jah? Ei, last olla, sellepärast, et siin on nüüd natuke olukord teine, kuna see metall on suht paks ikkagi siin, siis ta hoiab soojust päris kaua sees. Et kate on vastupidi sul ikkagi jahe, sa pead selle õhukse bituumenikihi peale, siis tegelikult see bituumenikiht jahtub väga kähku ära. Ja ta jääbki siuke 10 kraadi võib-olla katte temperatuurist kõrgemaks. Kuidas tunne on, kas teeme kohvipausi või? Teeme pausi maha, et siis pärast jätkame samast kohast.